Vaid 4 aastat pärast asutamist ehitab Tallinna jalgpalliklubi ehk TIK endale Eesti esimese jalgpallistaadioni. Ühtlasi on see esimene murukattega staadion. Varasemad olid liiva kruusapinnasega. Staadion kerkib endisele linna prügimäele Kadrioru mererannas ja ta asus praeguse Bensiini tänava ja Narva maantee nurgal. Nõukogude okupatsiooni ajal oli see tuntud kui ETK Velli staadion. Tänapäeval on TIK-i staadioni kohal korrusmajad. Arhitekt Karl Purman vanema projekti järgi valminud staadioni väljaku suurus on 104 korda 74 meetrit. Väljak on keskelt 28 sentimeetrit kõrgem kui äärest ja muru all on drenaaž. 120 meetrit pikal tribüünil on 16 isterida, mis mahutavad ilma loožita 3740 inimest. Senisel esistaadionil Kalevil on ainult 1800 istekohta. Seisukohti on TIK-i staadionil umbes 6000. Ühes väljaku otsas on ka 80 korda 30 meetri suurune treeningväljak. Suur väljak ise asetseb Pikkuti mere ja Narva maanteega. Kontrast varasemaga on suur. Peale avara staadioni saavad pealtvaatajad imetleda merd ja Viimsi randa. Eesti Spordileht kirjutab: Jalgpalliliidus on juba kõneldud, et väljavaate võluvus olevat sarnaselt suur, et see isegi tähelepanu mängu pealt ära tõmmata. Teisalt aga täheldakse, et merevaatlemine olevat lohutuseks halva mängu puhul. Staadion valmib vähem kui aastaga. Seda hakatakse ehitama 1924. aasta sügisel olukorras, kus klubil on kassas hilisemas vääringus vaid 4 krooni. Riigivanem Friedrich Hakel annab riikliku toetusena 100 000 ja laenuna 200 000 marka, mille hilisem riigivanem Konstantin Päts kustutab. Ärimees Ernst Kadarbik annab üle 1 000 000 marga, millest 900 000 suudetakse talle 10 aasta jooksul tagasi maksta. Ülejäänud 200 000 kingib Kadarbik klubile. Staadion avatakse 1925. aasta augustis suure skandaaliga, millest räägime järgmises osas.